Nii, tere! Olen Maila müstilisest maailmast ja mõtlesin, et pole tükk aega teinud ühtegi videot. Ja kuna mul on vaja siin teha ühte maali lõpuni, siis ma mõtlesin, et sellel samal ajal, kui ma siin joonistan, et siis ma teen teile ühe videokese. Mõtlesin kõigepealt, et katsetan ühte varianti, mida ma nägin. Ühesõnaga, ma olen teinud roose siin käsitsi, aga kuskil videos õpetati, et kui paned selle kilekotti niimoodi, puhud täis niimoodi, et see terav ots oleks niimoodi, mida saab siis kasta selle värvi sisse ja siis, kui vajutada sellega paberile, et siis peaks roos tulema. Mõtlesin, et okidoki, ma ei ole varem katsetanud. Ma võtan siit ühe värvi. Mõtlesin, et ma katsetan seda nippi niimoodi natukene. Oot, panen siia kusagile aluse peale ja täitsa katsetan, et kas toimib. Kui toimib, siis kasutan ja ühesõnaga panin siia natukene nüüd värvi. Kastan siia sisse. Vaatame, kuigi mul eriti sellesse usku pole, aga vaatame. Nüüd vajutan paberi peale. No jah, ega ta ikka ei tule seda täitsa roosi moodi. Võin teile näidata niimoodi. Noh, jah. Ei ole siin midagi roosi moodi eriti. Jäävad sellised plärtsud, võib-olla peab veel harjutama õppima, aga seal videos tundus see asi imelihtne olevat. Oota, proovin veel ühe korra. Võtan siit. Mõtlesin, et võtan natuke valge värviga, küll valge peale ei pruugi jääda, aga ma proovin katsetan. Ei ole, bullshit jutt, ühesõnaga. Videos tundus hirmus lihtne, aga tegelikkuses ei ole siin midagi lihtsalt. Niimoodi. Nii et ei ole midagi, pintsel kätte ja tuleb hakata tegema oma kuldsete kätukestega. Nii, et vahepeal on möödunud nii palju aega ja pole jõudnud teile mitte ühtegi videot teha. Ja mõtlesin, et kõigepealt selline küsimus, et andke mingisuguseid häid ideid, millest te tahate rohkem kuulda. Millest ma võiksin teile rääkida. Et ma võin ju rääkida, näiteks mida teemat ei ole vist puudutanud, on eelmised elud. Võib-olla nendest siis praegust räägikski teile natukene. Et kuidamoodi eelmised elud meid trigerdavad. Et erinevate nende teooriate kohaselt on erinevaid teooriaid on, et me ei ole keegi maalt pärit, on ju. Siis on teooriad, kus öeldakse, et reinkarnatsioon on, et me sünnime kõik siia tagasi ja kordi. Aga eks see sündimine ole täpselt siia nii palju, kui me mingid teatud õppetunnid siis ära õpime. Ja need ülesanded, millega me siia maale tuleme, ma viskan selle minema, et need ülesanded, millega me siia maale tuleme, me peame täitma ja kui me neid ära ei täida, siis minu arusaamist pidi on nii, et meid saadetakse, sünnime tagasi, sellepärast, et on õppimata jäänud ülesanded. Nii. Samal ajal siin katsun siis joonistada, maalida ja siis rääkida teile. Et mina näiteks isiklikult mäletan enda elusid, mis mul on olnud. Mäletan neid klippe, mitte küll terveid elusid, aga need on mul tõmmanud üles mingid teatud eluhetkedel, sündmused, millest ma ei ole aru saanud ja siis tekib ju küsimus, et kust kohast see mul pärit on. Ja kuna ma õnneks näen neid asju rohkem, siis on mul lihtsam vaadata neid.
ja niimoodi ma siis olen vaadanud ka teiste elusid ja see teooria, et inimesed ei ole maa pealt, et see peab ka täitsa paika, sellepärast et ma olen näinud inimesi, kes on esmakordselt maale kahastunud ja nende päritolu, et kuskohast nad pärit on, et siis ma olen näinud selliseid päris huvitavaid pilte. Nii, oot, ma panen selle, teen siia. Nii, et mul on käinud vastuvõtul 2 inimest, no nad ei ole küll koha peal reaalselt käinud, nad on telefoni teel, väga palju saab ju praegusel ajal teha telefoni teel, tehnika sajand, siis aga kuna informatsioon on inimesel, on enda küljes, ühesõnaga enda üleval, infoväljas on, tema energiaväljas on kaasas tema kogemuste pagas. Võimalik, et ka täitsa selle elu kogemuste pagas, et ma ei ole neid asju väga vaadanud, sest ma olen rohkem pidanud vaatama eelmisi elusid. Ja siis need asjad tavaliselt, mis on neil tehtud eelmiste elude lepingud, sõlmitud, väga paljudel on tehtud, et kellel ei ole selles elus näiteks armastuse õnne olnud, siis oleme süvenenud olukordadesse ja siis on tulnud välja selline asi, et on eelmises elus on tehtud mingisugused vanded, mingisugused lepingud, mis ei lase siis selles elus sul leida õnnelikku partnerlussuhet, sellepärast et sa oled teinud konkreetse hingega lepingu, et ajastutest ajastutesse koos olete. Sest kes meist ei tea, on ju, kui oled hästi armunud ja siis eriti noorena siis mõtled ka, et kõik me unistame ju niimoodi, oi jah, et nüüd elame elu lõpuni kõik ilusasti õnnelikult koos ja mõned võib-olla elavadki. Aga kuna neid kehastusi siin maa peal on olnud ja kellel ei ole, need õpivadki täiesti sellist inimeseks olemist ja neid suhteid ja siis tihtipeale on ka usalduse teema, kuna maa peal on palju kahjuks, palju ju kurjust, siis on ka ju need inimeseks olemise õppetunnid, kui on mujal planeetidel, kus on usaldus peab paika ja siis, kui siin ei pea, siis on parasjagu rasked õppetunnid. Nii, aga muidu jah, et kui suhted ei õnnestu üks, ei õnnestu teine, on ju, ja siis tasub alati otsida seda põhjust, on ju, muidugi on põhjuseid erinevaid, aga see eelmiste elude põhjus on küllalt tihti on olnud täitsa tugevalt inimestel sees. Ja siis saab vaadata ja kõige lihtsam lepingute lõpetamine saab teha erinevad meditatsioonid on selleks, aga saab ka niimoodi teha, et kirjutate paberi peale, et lõpetan kõik eelmiste elude lepingud, mis takistavad mul selles elus elamast õnnelikku ja täisväärtuslikku elu ja õnnelikke suhteid, õnnelikku suhet. Ja siis lihtsalt üks variant on see, et te põletate selle kirja ära, aga on ka selline variant, mida ma olen ka teile kindlasti varem õpetanud, mis on siis nii, et te võtate selle paberi, kus te kirjutate, tõmbate oranži pliiatsiga üle selle teksti V-tähe, V nagu vares, eks ju. Nii, ja siis kollase pliiatsiga tõmbate kriipsu alla ja siis alla kirjutate avatud kõiksusele. Kuskil loengus olen või selles saates olen teile seda õpetanud ka, aga no pole hullu. Kuna see läheb tänase teemaga mul kokku, siis ma õpetan teile seda veel kord. Nii. Ja kriips alla, avatud kõiksusele ja siis võtate klaasvett ühte kätte, võtate kirja teise kätte ja loete endale selle kirja ette ja siis põletate selle kirja ära. Või loete ette, siis joote selle vee ära, jah, niimoodi vist ütlesingi, niimoodi, ja siis põletate selle kirja ära. Ja isegi on hea, kui te vaataksite seda
seda paberist, mis tuhk järgi jääb, et millise näoga see paber on olukordi, kus on jäänud peale paberile täiesti selline just nagu luukere nägu, siis on ilmselgelt on mingi hauataguse eelmise elu mingi leping. Nii, ma vahepeal vaatan siin, kuidas see siin jääb. Nii. Vahest on päevi, kus tuleb selline vaim peale ja saab teha ja vahest on muidugi selliseid päevi, kus tuleb sundida ennast. Sellepärast, et kui mingi asi on vaja teha, siis tuleb see teha. Ja alati annab teha asju niimoodi, et need oleksid meeldivad. Nii, on ühte värvi vahepeal. Nii, paneme natukene lillat värvi ka juurde. Et telliti pildikene, siis algselt oli üks versioon ja siis versioon muutus. Taheti teisi värve juurde ja hakkasin siis tegema teisi värve juurde. Algul mõtlesin, et noh, üpriski keeruline, aga värvidega saab alati igasugust imet teha. Niimoodi. Mulle muidugi lilli eriti ei meeldi joonistada, aga kui on vaja, siis tuleb teha. Niimoodi. Nõnda, et te võite ju ka siia alla kommenteerida, kellel meeldib joonistada, kellel meeldib mida teha. Et sellist loomingulist tegevust, et kuna mul on neid tegevusi on ju alati nii palju erinevaid, siis kui teie ka, kellel on neid tegevusi nii palju erinevaid ja kui keegi ütleb teile, et teate, et te peate ühe ala valima, et võtke keskenduge ühele alale, et siis teate, see on aegunud mingisugune arusaam, see, et te peate keskenduma ainult ühele alale. Ei pea. Te peate täpselt tegema nii, nagu teil tunne tekib ja teie tahate. See, kui keegi ütleb, et sa pead nii või sa pead naa, siis see on ainult tema arvamus. Ja teie peate kuulama omaenda sisetunnet, mitte kellegi teise ütlemist, et tee nii või tee naa. Niimoodi. Vaatame. Jah, ega ei pruugi nad päris tõepärased roosid siin olla, aga noh, ega kunst on kunst, on ju. Siin ei peagi olema nii täpselt. Nii. Nõnda, et pange mulle siia, arvatavasti teen sellise lühivideo praegust, et pange mulle siia, millest te tahate kuulda. Siis mul oli ka mõte selline, et kuna ma neid iga kuu jaoks olen teinud neid ennustusi, et iga kuule sündinutele erinevalt, siis võite ka sinna kommentaaridest täitsa mulle siia alla panna, et kas te sooviksite, et need oleksid lühivariandis, nii et teengi iga kuu erineva, nii et näiteks jaanuarikuus sündinutele üks video ainult jaanuarikuus sündinutele, siis järgmine video veebruarikuus sündinutele ja nii edasi, et kui niimoodi on parem, lihtsam teil vaadata, kuigi mul on väga tore inglikene ka, kes seal neid kellaaegasid paneb, noh, nii-öelda me ikka ameeriklased ütlevad ajavööndeid, et kuidas see tegelikult nimetatakse, seda ma ei tea, aga see polegi oluline, mõte jääb ikka samaks. Ja siis pange, või siis on tõesti niimoodi, et teen neid pikki neid edasi. Võib-olla te tahate, et ma võiksin teha näiteks mingi nädalaprognoosi, äkki ma suudan niimoodi ka leida aega ja teha. Siis jälgige selle Facebooki pealt ka müstilise maailma lehte, sest meil toimub seal hästi palju huvitavaid asju erinevaid. Et me oleme nüüd võtnud ennast kokku mitmekesi ja siis igaüks teeb jälle erinevaid asju, meil on seal toredat koostööpartnerit. Nii et andke sinna märku.
Siis jälgige seda lehte seal, siis jälgige muidugi, noh, mis siin ikka jälgida, ma katsun rohkem panna, ma ei ole siiamaani suutnud panna väga palju videosid, aga see on puhtalt sellepärast, et on muid toimetusi ka päris posu. Aga muidu iseenesest on vahva, mulle meeldib neid videosid siin teha. Nii, jätame siit juurde natuke. Nii. Nõnda. Nii et algsest rohelisest, põhirohelisest sai nüüd päris kirju värk siia. Iseenesest isegi vahva, sellepärast et värvid meeldivadki mulle rohkem kui ainult mingi üks kindel toonikene. Niimoodi. Kui ma selle maali ära teen, siis mul on kavas teha, kaugelt vaadates on juba päris okei. Nii, et kui ma selle maali ära teen, siis on mul kavas teha Viljandisse sinna teraapiatuppa üks selline ravimaal. Ma aeg-ajalt, kui kiiks peale tuleb, siis meeldib mulle teha ravimaale ka. Nõnda. Et kunagi ma tegin ühe reiki-ingli, kuna ma ju teen reikit ka ja reiki kursusi, muideks meil on nüüd tuleb reedel üks esimese järgu kursus, et kes tahab, sinna on veel 2 kohta, aga pole hullu, sellepärast et saab ju hiljem ka, kui on tahtmist kellegil, siis võtab ühendust ja siis ma saame sättida ühesõnaga. Nii, vaatame, mis ma siin selle lehekesega peale hakkan. Nii. Päris hea. Nii, et reiki koolitusele, kes tahab tulla veel, siis on sealt lehe pealt, kui jälgite, tuleb mul ka teise järgu koolitus. Sinna mahub 1 inimene. Nii et kes tahab teise järgu koolitusele tulla, kellel on esimene olemas, see saab tulla. Nii, paneme natukene loomulikumat rohelist ka. Eile tegin tulevalgel, tavaliselt ei ole üldse hea teha, sellepärast et värvid ei jää reaalsed. Ja siis, kui ma järgmine päev vaatan, siis mõned asjad saab jälle ümber teha, korrigeerida. Nii. Vot sellised lookesed, et ega ma siin pikalt venitama ei hakkagi. Lihtsalt ootangi seda, et te annaksite märku, et mida te tahaksite, et millest ma teile räägiksin. Et eelmiste elude kohta veel nii palju, et kuidas te ära tunnete, kas te olete kusagil maal varem olnud. Et see on niimoodi, et kui teil näiteks lähete kuhugi reisile ja seal tekib selline, kas tekib selline tunne, et te oleksite just nagu kodus, siis tõenäoliselt olete te seal maal olnud enne mingis elus ja siis tekib selline kodune tunne, aga kui tekib selline tunne, et umbes niimoodi, et issand kõud, et ma ei taha siin olla ja te ei saa üldse aru, milles see tingitud on, siis ka see on tõenäoliselt see koht, kus te olete elanud, aga seal elus ei ole teil eriti selline häid kogemusi ei ole olnud selles elust. Ja mis maad jätavad täiesti külmaks, täiesti neutraalseks, siis need maad ei haaku teiega, et need ei puuduta teie eelmisi elusid. Et lihtne on aru saada ja märgata. Nii. Nõnda. Nii. Natuke kaugemalt vaatan, siis ma saan teada, kus, mis on veel.
natukene siia. Vot niimoodi. Et pange siis siia kirja. Varsti tulevad ilusad ilmad, siis ei viitsi enam toas istuda. Täna on ka ilus ilm, aga täna lihtsalt ei ole kaartidega tööd väljas ei saa teha, kuna sellepärast, et kaardid lendavad tuulega minema muidu. Ja siis ongi nii kaua tubased tööd, kui tulevad paremad ilmad. Ja siis muidugi hakkab väliasjad pihta. Siis jagan teiega igasuguseid asju veel. Nii. Ja. Nii, aga ega mul muud ei olegi, mis ma siin ikka pikalt venitan. Pildi valmis saan, siis ma võin teile seda pilti näidata. Ma isegi lubasin kunagi teile näidata seda mantlit, mis ma valmis sain. Mantel ammu valmis joonistatud, aga kuna juba on kevad käes, siis mis ma sellest talvemantlist ikka seal näitan. Aga no vaatame. Nii. Hopsti. Nii. Aga pange siis mulle siia alla kommentaare, et mida te tahate kuulda ja siis ma saan juba korralikumaid videoid teha, et see on siis lihtsalt selline pisikene sutsakas. Nonii, nägemiseni!